meie kõigi poolt, mina ei ole üksi organiseerinud seda, aga meie meeskonna poolt suur tänu, et te võtsite aega. Aega ei leita, aega võetakse. Ja pühendada reedene päev sellele just nagu abstraktsele arutelule, et mis on Euroopa hing. Ma arvan, et piiskop Philipp vastas sellele kõige selgemini. Hing on meie identiteet, igaühe identiteet. Nii et otsigem siit kõigepealt, enne kui läheme Euroopasse. Me oleme selle küsimuse juures ikka ja jälle, et me vajame teatud tuumikväärtusi ja lihtsatest inimõigustest ei ole üksnes abi. Pablo ütles väga ilusti, praegu me vajame inimkohustuste deklaratsiooni, sest vabadus on mõtestatav ainult veel 2 V-tähega eesti keeles algava sõnaga, need on vastutus ja väärikus. Ilma vastutuseta ja väärikuseta ei maksa vabadus midagi. Vabadus on tegelikult suure purustusjõuga, kui me kasutame teda vääriti. Me võime oma vabadust teostada teiste kaasinimeste arvel, hävitada solidaarsuse, tolerantsuse, kõik need teised asjad, millest me oleme siin rääkinud. Ja sellepärast ikkagi see küsimus jääb meile, mis on meie väärtused praktikas. Siin ütles Kirsti väga ilusti need samad põhiväärtused, õiguskord, rule of law, demokraatia, arvamusvabadus, turumajandus, aga jällegi minu kogemus on see, et kui me Euroopa Parlamendis näiteks räägime väärtustest, siis järgmine sõna on meie elustiil. Ja see on väga ebamäärane asi, väga individuaalne ja väga stihiline, ma ütleksin. Meie väärtusi rikuti, rünnati meie elustiili. Ja mis on meie elustiil? Teeme, mida tahame. See ei ole päriselt nii. Sellepärast see tuletab mulle meelde 36 aastat tagasi paavst Johannes Paulus II esitas ühe loetelu euroopalikest väärtustest. See algab inimisiku väärikusest, mis on muidugi kõigile meile tuntud, aga ta nimetab sellele lisaks sügav pühendumus õiglusele ja vabadusele. Ja 3. väärtus on usinus, diligence inglise keeles. Tähendab töökus, soov tööd teha. 4. ettevõtlik vaim. 5. armastus perekonna vastu, mis on meie jaoks siin Euroopas keskne, kuna meie rahvaarv väheneb. Ja me tegelikult ju kasutame nagu omal ajal orjakauplejad vedasid Aafrikast tööjõudu. Töödeks, mida keegi ei tahtnud teha, me kasutame nüüd sama. Jah, nad tulevad just nagu vabatahtlikult. Aga töödeks, mida ma ise ei taha enam teha ja milleks me vajame inimesi, kes on majanduslikult palju halvemas olukorras. Aukartus elu vastu, lugupidamine elu vastu. Ja see tähendab ka seda kindlasti, see on nüüd selle sallivuse mõistega seotud, mida me võime jällegi kasutada väga laialt. Selge, me jõudsime täna järeldusele, et kõige sallivus viib anarhiale ja väärtuste kadumiseni. Ja siin on kirikul minu meelest väga praktiline retsept, mis ütleb, et vihka pattu, aga mitte patust. Tee vahet selle vahel, mis on väär, mida tuleb hukka mõista, millest tuleb distantseeruda vähemalt. Aga vaata kaas inimest, kes on patustanud, kui ikkagi, kel on oma väärikus ja kes võib paraneda. Ja ta lõpetab koostöötahtega ning lõpuks rahuga. Aga see tsükkel algab siis inimväärikusest ja inimväärikus, selle tunnetus viib rahule välja.
teist väljapääsu ei paista siin olevat. Ja mis on identiteet, milleks on meile identiteet vajalik? See vajab samuti sügavuti mõtestamist. Minu jaoks oli väga ergastav Euroopa Rahvapartei kongress Helsingis paar nädalat tagasi, mis tekitas minu meelest täiesti uudse arusaamise meie väärtustest ja mida väljendas võib-olla kõige paremini meie parlamendi president Tajani, kui ta ütles, et meie identiteet on tähtis, kuivõrd meie identiteedi tunnetus määratab seda, mida me tahame. Mis on meie soovid, mida me näeme heana, mida me näeme halvana, kõik hakkab sellest peale, kuidas me ise endid määratleme. Ja tähtis on see, et me ei lase üldisel meediavoolul või ühiskonna moevooludel ennast määratleda kunstlikult, vaid et me oleme palju sügavamad. Ja Tajani ütleb, et meie identiteet on kirikutes. Huvitav, ma ei ole kunagi kuulnud, et poliitilisel tasandil midagi niisugust väljendatakse. Aga Euroopa Rahvapartei kandidaat Euroopa Komisjoni esimehe kohale, Manfred Weber, ütleb, et Euroopa on nii mitmekesine, mis meid ühendab. Ja tema on seda mitu korda väljendanud, meid ühendab see, et praktiliselt igas Euroopa maas on kirik. See ühendab meid. Ja mõlemad defineerisid ennast kristlastena. Loomulikult selle üle võib vaielda. Meil on usuvabadus, meil on arvamuste vabadus, see on meie demokraatlik põhiväärtus, kedagi ei saa halvustada, kas tal on see või teistsugune maailmavaade, kui see teisi ei ohusta. See on täiesti selge. Aga minu meelest meil on oht selles mõttes, et me võtame seda arvamusvabadust liiga pinnapeaselt. Sest kui me oleksin elus püsivalt, elaksime igavesti, siis võiksime tõesti niimoodi edasi minna. Aga meil on teada üks surmkindel fakt, et kõik me sureme. Kõik muu on teisejärguline lõppude lõpuks. Aga ta ei ole teisejärguline, sest on väga tähtis, kuidas me elame, kuidas me oma unikaalse elu eest vastutust kanname. Ja siin mulle tuleb meelde Titanicu hukkumise kirjeldus, kus selle järgi viimase hetkeni üks grupp jõukamaid inimesi mängis salongis kaarte, sest neil oli kindel usk, et see laev inimtehnika ülim saavutus on uppumatu. See oli nende õigus uskuda. Tegelikkus väljendas midagi muud. Ja siin on küsimus, kas jah, kõik uskumused on võrdsed, aga mis tuleb pärast seda? Ja teine grupp inimesi, muusikud, mängisid laeva tekil viimase hetkeni kuni uppumiseni Jumal sul lähemal. Küsimus, kelle maailmavaate oli realistlikum ja perspektiivsem. See küsimus jääb meie jaoks siiamaani püsima. Aga oht on ka selles, et segase maailmavaatega või maailmavaateta inimesed on hõlpsasti manipuleeritavad. Ja see manipuleerimise oht tänapäeval on suurem kui kunagi varem. On vana ütlus, et vana kuri õitseb segaduses. Või et keda Jumal tahab karistada, selle meeled ajada segamini. Ja siis võib kõik muu juhtuda. Nii et selles mõttes, ma arvan, ka poliitilisel tasandil on tekkinud üllatav suundumus, mis ei pea tingimata domineerima, aga et me vajame mingit sügavamat ja püsivamat maailmavaadet ja midagi paremat ei ole siiamaani leitud. Minu meelest on väga huvitav, et selle aasta kevadel president Macron Prantsusmaa tingimustes laitsislikmaa tegi visiidi Prantsuse katoliiklikule kirikule. Marseilles kohtus selle juhtkonnaga ja tunnistas religiooni osa mitte ainult minevikus, vaid palus kiriku kaastööd ja abi
Prantsuse ühiskonna ülesehitamisel võrdsetel alustel tänapäeval. See tähendab, jah, kirik, me oleme harjunud juba seda maha kandma, ta on kuskil ääremaadel. Mõned inimesed usuvad, aga need on vanamoelised, uued noorsugu ei usu ja just nagu kõik läheb edasi progressi suunas. Aga ma arvan, et see on väga kahtlane progress ja see avab väravad millekski palju hullemaks. Seega minu meelest on oluline vaadata rohkem tagasi vanade väärtuste poole, mis on aidanud meid ellu jääda ja nende hulka kuulub loomulikult ka ligemise armastus. Minu isiklik kogemus on see, et kui me räägime tänase Euroopa identiteedist, siis seda määravad mitte Brüsseli toetused või sotsiaalsed võrgustikud, vaid palju suuremal määral selline ühtekuuluvuse tunne. See vaim, mis lähtub meie juurte taasavastamisest ja uuesti väärtustamisest. See tähendab meie vaimne ja kultuuriline kontinuiteet. Aga see algab kõik perekonnatunnetusest. Minu jaoks on olnud kõige üllatavam kogemus, olles nüüd 14 aastat vähemalt Euroopa suurima erakonna, parlamendi suurima fraktsiooni liige, kelle arv ulatub üle 200, 2 Riigikogu täit inimesi ühes fraktsioonis, et see on nii erinev. Meil olid kõik liikmed esindatud ja ka praegu on, sellepärast et 2 inglast, kes on lahkunud konservatiivsest parteist, nad visati välja, otsustasid ühineda Euroopa Rahvaparteiga. Me jätkame kuni valimisteni täies koosseisus, kõik 28 riiki on esindatud. Ja seal on tõepoolest väga mõnikord arvamusi, millega ei saa nõustuda, on eri rahvuslikke huve ja traditsioone, aga lõpuks tekib ikkagi seesama perekonnatunne ja see on väga üllatav. Me kõik kuulume kokku, nii nagu perekonnas. Jah, on vanemad, aga vanemad ei pea oma laste saatust määrama. Nad ei pea sekkuma oma laste tuleviku valikusse, nad võivad nõu anda. Samuti nagu Euroopa Komisjon ja Brüssel ei pea sekkuma kõikidesse asjadesse, mida me otsustame siin koha peal, oma väiksemates perekondades ja oma rahvusriikides. Ja see on minu meelest väga tähtis. Aga nagu igas perekonnas ühtekuuluvustunne on alati suurem perekonnaliikmete erihuvidest. Ja ma arvan, et me võime sellega lõpetada. Me kuulume Eesti perekonda, me kuulume Euroopa perekonda ja meid ühendab see, et kõik inimesed on võrdsed, neil on kõigil oma väärikus ja nad kõik väärivad meie positiivset hoiakut, vähemalt naeratlust. Me ei soovi olla rõõmus, kui me näeme kaasinimest, mitte vaadata teda kui liikuvat takistust meie tõttamisel kusagile, meie eesmärkide suunas. Meid on siin Eestis väga vähe. Ja minu meelest just Eestis tuleks eriti hinnata, et meid on siiski nii palju, et me mõnikord üksteist kipume segama mehaanilises liikumises. Aga see ei tähenda, et me peame üksteist segama oma suhtlemises. Olgem rõõmsad selle üle, ma tänan väga, et te tulite, eriti meie külalisi, proua Bauerit iseäranis ja kõiki teisi, kes sisustasid seda üritust ja loodame, et see jää viimaseks. Aitäh!